Temante maraton ja täna on 15 päev. Sinuga liigume edasi ja see on kolmas blog, kolmas osa, viimane kolmest ja siin selles osas 7 päeva jooksul me teeme sinuga need teadmised, mida me saime läbi praktika, hakkame neid sisse ehitada oma vundamenti, et edasi liikuda, et need praktikad, mida oleme saavutanud tänaseks päevaks teha, et nad saaksid olla meie elu osa, et seda sa saad kergesti nagu taskust võtta alati, mis sul on vaja ja seda kasutada. Tänase päeva teema on keskpunkt, mis asub meie hinges, meie sees, mida ei saa keegi ära võtta või asendada või vahetada või mõjutada. Ja seda me saame tugevdada läbi praktika ja sa võib-olla märkasid seda, et kui on nii kiired päevad, meil kõigil on igal päev, tulevad 100 asjad korraga, mida tuleb teha. Ja siis, kui selline keskenduse võim kuidagi läks laiali ja ei saa keskenduda, siis hakkavad mõtted ka sassi minna ja selleks, et keskenduda ja ennast nagu koguda, kokku korjada, kokku pakkida, selleks saab kasutada hingamise praktika. Ja täna proovi teha niimoodi, et esimene kord sa teed need hingamise praktika 10 minutit, nagu me alustasime sinuga. 10 minutit selleks, et alustada päeva ja programmeerida hea päeva. Ja teine kord sama võtta 10 minutit siis, kui sa püüad ennast kinni sellel hetkel, kui ei ole seda keskenduse võimet. Lihtsalt 10 minutit aega endale ja õhtul juba, kui sa teed kokkuvõtted ja homseks plaanid, vaata, millal see oli ja vaata, kui tubli sa olid, kui sa ennast said korjada kokku ja keskenduda läbi hingamise. Et edaspidi, kui me kasutame need oskused ja võimalused, sa saad väga kiiresti ja kergesti seda keskendumise võimet aktiveeruda siis, kui sul on vaja. Ja me lendame edasi homseni.